Tere, armsad kuulajad ja vaatajad. On käes podcasti aeg. Meie oleme Kirstiga tulnud stuudiosse ja meil on jälle külaline. Ja külalise kohta oskab rohkem ilmselt rääkida Kirsti. Ja tervist, armsad kuulajad, ka minu poolt tõepoolest Elu 50+ ja podcasti jälle me lindistame ja enne kui ma teile külalist tutvustan, siis tahtsime teile veel kõikidele soovida head naistepäeva. Selleks täna on selline tähtis päev ja nautige seda naised, mõnulege ja mehed, kui te veel ei ole lilli ostnud, siis palun käige kähku ostmas oma naistele lilli, eks ole. Aga siit tõepoolest edasi meie külalise juurde ja meil on täna selline äge naine külas, kes tegelikult ei elagi Eestis ja minul on olnud au sinuga tutvuda mitte väga kaua tagasi ühel toredal üritusel ja kuidagi siuksed ägedad naised kohe nagu, ma ei tea, kohe nagu kiskus sinuga vestlema ja nii me tuttavaks saime, et tere tulemast, Piret Reinson. Tervist, väga rõõm sinulle. No see on suurepärane ja me mõtlesime, et selline väike tutvustus, et äkki sa tutvustad iseennast, see on alati kõige nagu mugavam, loomulikum, kui inimesed iseennast tutvustavad, et kes sa oled, Piret? See on väga hea küsimus, sellepärast, et oma professionaalses elus ma olen pidanud nii palju ennast tutvustama, sest ma olen nii paljudes erinevates rollides olnud ka nagu startup valdkonnas ja siis, kui sa pitchid oma seda äriideed, siis muutub see niivõrd rutiinseks, et sa iseenda jaoks tahad seda kogu aeg teistmoodi või uuesti teha nii-öelda, et aga kuna see on selline naistele suunatud saade ja naised pluss, siis võib-olla ma tutvustan ennast niimoodi, et ma olen Piret, ma olen 2 lapse ema, ma olen väga uhke oma laste üle. Nad on mu poeg on 28 ja mu tütar on 22. Ma olen eluaeg olnud turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnas, sest ma alustasin 90ndate alguses ja ma olen hästi suure muutuse ka erialaselt selle jooksul läbi teinud ja tänaseks ma tunnen, et ma olen muutunud selliseks nagu jutuvestjaks või lugude seletajaks ja jagajaks, sest mulle tundub, et kogu see turundus, ma aeg-ajalt tahaks öelda, et turundust nagu enam ei olegi või see on nagu kuidagi täiesti vale sõna, ma ei suhestu enam selle sõnaga nagu turundus, marketing. Seda minu jaoks ei ole enam olemas, et kõik on üks lugu ja nagu väärtused ja sa lihtsalt püüad seda lugu nii hästi jutustada, et leida need inimesed, kes nagu ka sinu maailma jagavad, nagu sinuga samasid väärtusid ja tahavad ka sinuga koos millessegi panustada. Et see ei käi ainult nagu ärivaldkondade kohta minu jaoks, vaid ka inimesed, eks ole, et sellepärast me tundsimegi nii suurt tõmmet seal üritusel. Et jah, võib-olla selline tutvustus. Ja, no see on väga hea tutvustus. Aga ma igaks juhuks küsin veel selles mõttes üle, et me võime sükast toredat mängu mängida, et ma aeg-ajalt, kui ma coachin inimesi, siis ma vahetevahel mängin seda algatuseks, et mängid muga kaasa või? Muidugi. Kuule, aga siis me mängime niimoodi, et me saime just praegu tuttavaks, on ju, ja minul on sulle jälle üks küsimus, aga sa ei tohi öelda mitte midagi, mis sa ennem juba rääkisid. Et tere, Piret, et kes sa oled? Tervist. Mina olen üks julge naine, kelle põhiline see tsitaat või kuidas see kandev lause on olnud mitte julgeda, tähendab kaotada natukeseks jalgealune. Just julgeda tähendab kaotada natukeseks jalgealune, mitte julgeda tähendab kaotada iseennast. Et see on nagu iseloomustab mu elu kõige rohkem. See on väga hästi öeldud, aitäh sulle. Kuule, ma vist paljastasin algul ka seda, et sa elad on ju väljaspool Eestis, et sa elad Ateenas. Kas sa tahad ka midagi sellest rääkida? Kuidas sa sinna sattusid üldse? See on, jah. Kõige naljakam ongi see,
et paljud inimesed on alati arvanud, et ma olen kuskil mujal elanud, aga ma ei ole mitte kunagi varem, ma olen alati elanud Eestis ja töötanud Eestis, kuigi jah, nagu vastutanud võib-olla suurema regiooni eest nagu Baltikum ja aga mul on alati hästi palju välismaalastest sõpru olnud, ma olen hästi aktiivne, mul olid juba tegelikult eesmeas hästi palju kirjasõpru, tohutult kirjasõpru, kellega ma suhtlesin kirjade teel siis. See kuidagi läks niimoodi, et startup valdkonnas ma töötasin koos ühe vinge naisega, kes sai juhtumisi Kreeka esimese neopanga tegevjuhiks. Ja siis, kui nad oli hädas selle brändiga seal, siis ta kutsus esialgu mind nõustama ja lõpuks siis ma olengi nüüd täiskohaga seal ja algul ma siis käisin 1 kord kuus Ateenas. Ja eelmisest veebruarist alates ma elangi Ateenas. Et kuidagi hästi loomulikult, see läks hästi loomulikult ja võib-olla kõige isegi kummalisem on see, et ma tõesti nagu sobitun sinna. Et kuidagi isegi esimene kord mul on nii selgelt see meeles, mis tunded mul olid seal nagu kontoris, et niisugune tunne, et lihtsalt tahaks et kõiki kallistada, et seal on ikkagi, me naerame, minu tiimis on üks poiss, kes on täiesti siuke, talle meeldib see stoikude teooria, ta loeb neid raamatuid ja kogu aeg naerame, et kuule, et sa oled pool eestlane ja ma olen nagu pool kreeklane. Et ma olen alati hästi positiivne olnud, aga see on hämmastav, et isegi nagu kreeklased on ka hästi positiivsed, aga isegi nemad nagu imestavad, et kuidas sa nii positiivne oled. Kust see positiivsus nagu tuleb? Ma olen ise ka mõelnud seda tegelikult. Aga võib-olla oli mu ümber lihtsalt nagu, ma ei tea, et see oli mingi kaitsereaktsioon nagu lapsena või kuidagi, et ma lõin ise oma enda maailma ja kuidagi uskusin sellesse nii palju, et see jäigi nagu mind kuidagi saatma või ümbritsema. Võib-olla ma olen mõelnud, et võib-olla sellepärast ma ei tunneta nagu vanust. Vaata, et ma ei tunneta, et kui vana ma olen. Et see nagu, kui sa jääd pisut, ma ei taha nüüd öelda naiivsega, selliseks lapsemeelseks nagu naerad lõpmatuseni või teed lollakaid asju, nagu iseenda üle ka naerad. Seda ma oskan väga hästi. Mina saan sust väga hästi aru ja ma arvan, et meil siin teised ka on ja et ma olen sinuga absoluutselt nõus ja tuli ju sellega meelde, vaata, ma ütlesin ju ka, et mul oli eelmine aasta oli selles mõttes on ikka tohutult raske aasta olnud, et kuna ma ju siiamaani kogu aeg sain 39 millegiga ja nii edasi ja siis ma eelmine aasta sain ju ühe laksuga 54, nii et suht mitu aastat nagu ühe aasta kohta. Aga nii täpselt on ja see on ju ka tegelikult enda üle naermine on ja mis enda üle naermise juures kõige naljakam on? Ma vist naeran kõige rohkem nagu oma tütrega tegelikult isegi. Nagu näiteks tegelikult oli niimoodi, et kui me Tallinnas koos elasime, siis lihtsalt, ma ei tea, meil on võib-olla välja kujunenud ka mingid sellised asjad, et ta kogu aeg nagu matkib mind. Tegelikult ma arvan, et ma olen naljakas ka sellepärast, et mu miimika on nii elav ja kui ma need näod, et ma mäletan Nordes nagu üks tüdruk, kes istus minu vastas nagu lauast ja lihtsalt vahepeal ütles, et issand, ma lihtsalt ei suuda, ma lihtsalt hakkan filmima, et sa lihtsalt nagu naera, lihtsalt nagu kõvarus, mis nägusid sa teed ja siis mu tütar nagu teeb aegalt järgi, et kuidas ma mis nägusid ma teen ja siis ma naerama, aga üks näide, et ta läks Indiasse nüüd, sõitis 1. jaanuaril ja siis kell 3 öösel tuli takso, aga me olime sinnamaani siis üleval, siis äkki tal tuli selline tuju siis, et nii, ja nüüd me peame sumbat tantsima, sest ta armus sellesse sumba klassi ja siis, siis lindistasime seda ja see on lihtsalt, ma saatsin oma sõpradest lihtsalt kõike maailma kõige naljakam asi. ja siis tantsisite sumba. Mina olen ka Itaalias olime, minu meelest olime Milanos ühe sõbrantsiga siin aastaid tagasi ja seal oli ka, et mingi väga hea must tuli ja siis punasesse tuledesse auto pidas kinni ja mina tulin ka välja ja jõudsin kähku natukene ära tantsida. Jube lühike eks jäi, et nii täpselt ongi. Selle sinu pangatöö kõrval on sul veel üks hobi. Ja kui sa rääkisid ennem lugudest, siis äkki sa räägid meile sellest ka natuke lähemalt, sest et sinu hobi on juba ka tulemusi andnud. Minu esimene kraad või haridus, tegelikult ma ei lõpetanud, see oli inglise filoloogia, inglise keel ja kirjandus Tartu Ülikoolis. See on siis taustainformatsiooniks ja siis ma läksin majandusse üle.
ja see oli siis ühesõnaga jah, juhtus nii, et ma tõlkisin ära ühe raamatu, mis osutus tohutu menukaks ja see oli tegelikult kõik üks suur juhuste jada ja kõik ma mitte midagi mina ei planeerinud. Vot see on ka üks asi, mida ma olen õppinud, ma arvan, ma ikka õpin, aga ma arvan, et ma oskan nüüd nagu kuulata, et noh, öeldakse, et inimene planeerib ja jumal naerab, et kui sa enam ei muretse, ei planeeri nii palju, ei kogu aeg, sa õpid kuulama tegelikult nagu neid märke või kuidagi, et mis elu sinu juurde kannab ja ma arvan, et see raamat oli nagu parim näide sellest, kus kõik lihtsalt juhtus, kui sa nagu kuulad ja kuidagi nagu vastad ka siis sellele, et see oli niimoodi, et noh, ma ju mõtlen juba, ma töötan juba inglise keeles, me vahepeal lihtsalt kogemata me oma tütrega inglise keeles rääkima, et kui sa oled nii kaua selles ingliskeelses maailmas töötanud, noh, ma leidsin raamatu Older but better but older. Eesti keeles ütleme ka, sest meie vanemad prouad ei ole võib-olla inglise keelega kodus. Mul on raamat kaasas, kuna mulle ka see väga raamat meeldib ja ühesõnaga raamatu nimi ongi, et mida vanemaks, seda paremaks, aga ikkagi vanemaks, nii et selline äge raamat. Just, ja ma lugesin inglise keeles seda ja ma leidsin tegelikult selle raamatu tänu sellele, et see Caroline de Maigret hakkas mind Instagramis nagu jälgima, nagu ja ma vaatasin, et vau, ja ma uurisin, kes ta on ja siis mul jäi see nimi meelde ja ma nägin, et raamaturiiul, see on ka Eestis oli see, et ta on raamatu kirjutanud. Ma ostsin selle raamatu, ma lugesin päriselt nagu ühe hingede tõmbega läbi ja ma lihtsalt naersin. Lihtsalt see oli nii naljakas ja see oli täpselt nagu, ma ise mõtlen ka täpselt samamoodi. Ja siis, ja ma kinkisin kogu aeg, sünnipäevad, ükskõik kõik, ma kinkisin seda ingliskeelset raamatut, nii, ja me käisime Tiiu Suviga lõunal ja muidugi tuleb nagu meie vanust, ikka sellest jutu ka, et kuidas siis see vanemaks saamisega lood on. ja lood ei olnud hästi ja ma ütlesin, et elu tervislikku seda suhtumist vananemisse saab sellest raamatust ja hakkasin kirjeldama seda raamatut. Ütles, et ta ei loe inglise keeles. Ja siis ta ütles mulle selle kuulsa lause, aga Piret, miks sa seda raamatut ära ei tõlgi? Ja ma olin täiesti nagu puuga pähe saanud. Kuule tõesti, nagu ma kingin seda nii palju ja seda on nagu vaja Eesti naiste, et miks ma seda ära ei tõlgi. Ja siis ma istusin kuu aega, juulikuu hommikust õhtuni, see on ka mul looduse pealt antud lihtsalt. Vahepeal ma võin ennast natuke, minu challenge või minu väljakutse ongi see, et ma lihtsalt nagu, kui ma millegagi kaasa lähen ja oma tööd ma teen ka nii, mul piiride panemisega on probleem, aga ma tean juba, kuidas ma vaimse tervisest hoolt kanda, aga see on kogu aeg, ma ise kogu aeg ohustan seda, aga õnneks ma tean, mul on päris palju võtteid, nagu kuidas seda siis nagu jälle tasakaalustada. Aga et ma võin fokusseerida et ma üldse mul kaob nagu ajataju või see nagu, et ma olen nii fokusseeritud, ma pean selle ära tegema, ma deliverin selle. Ma teen selle asja ära. Ma olen hästi nagu saavutusele keskendunud. Tulemusele. Ja siis Anu kutsus oma saatesse, Anu Välba. See on ka kõik nagu, muidugi ma saatsin ka naiste ajakirjas seda teksti, aga kõik, seda oli nii palju, et mind kutsuti igale poole, see kuidagi kõnetas ja lõppude lõpuks ta sai ta siis ka selleks aasta raamatu nagu selles tõlke kategoorias, et see oli kõige suurem veel üllatus minu jaoks. Aga see oli see pakkus mulle hästi palju rõõmu ka, et ma nägin, et see läheb inimestele korda ja siis ma võtsingi sellise nagu otsuse, et ma püüan vähemalt ühe raamatu aastas ära tõlkida. Praegu rohkem kui aasta möödas, nii et ma ei ole suutnud oma lubadust pidada, aga tuleb natuke hiljem, aga tuleb üks uus raamat ka. Kas sa olid juba ise 50+, kui sa tõlkisid seda? Ma olin küll, ma arvan, sest see ilmus, ma olen nüüd paar aastat tagasi oli, kas ei olnud või? Palju sa praegu oled? 53. Minu meelest sa olid just. Ma olin just saanud. Ma olin just saanud 50, ma arvan, Evelin Võigemast oli meiega saates ja Kristina Märtin seal Anu saates. Ja siis oligi, tegelikult ma ise ei näinud, aga paljud ütlesid, et tekkis ka selline poleemika või diskussioon sotsiaalmeedias,
et mis vanus see on, no mis 50 ja mingi 40, nüüd läksid sinna vanemaks saamisest rääkima nagu sinna Anu saatesse, aga see ongi kõik nii subjektiivne. See on nii subjektiivne, kui me mõtleme selle peale, et noortele naistele räägitakse, et hakake süstima ennast kohe, et hiljem pole mõtet, siis noh, kus see vananemine, kus see nagu see piir või mis see vanus üldse on nagu, et noh, see on nagu kuidagi minu jaoks nagu väga nagu... Kuule, kas on väga hea, et sa selle vanuse siia juurde tõid, selleks kogu see raamat on siuke, mina olen samamoodi, kui ma lugesin seda, see on ka jupp aega tagasi, nii kui ma ta kätte sain, ma lugesin ka enam-vähem ühe laksuga läbi ja minu meelest see algus on juba täiesti super, et vanus on oluline ainult siis, kui sa oled juust. No nii ongi. Ja täpselt. Ja juustudega on ka, mida vanem, seda parem. Täpselt. Mina mäletan lapsepõlvest, et üks vanem proua ütles, et naine on vana siis, kui ta on kaan peale pannakse. No kinni, et siis on kõik, et siis on... Kuidas öeldi, et või suus ära ei sule. Või suus ära ei sule. Ja siin ongi võib-olla nagu minu meelest neid kihvte lauseid on, et kindlasti soovitame kõikidele lugeda. Kas sul on endal ka mingi teatud asi, mis sulle siin nagu kõige rohkem meeldis või tulevad erinevad asjad erinevatel päevadel? Ma arvan, et kõige rohkem muidugi mulle ka meeldisid need hästi lühikesed laused ja neid oli kõige raskem tõlkida. Need on alati, kui on lühike. See on nagu sellised, et seal on see näide, et ütleme, mis oli mu lemmik, et sa mõistad, et ajad pole enam endised, see ongi pealkiri, sa mõistad, et ajad pole enam endised, see on hästi lühikesed nagu sellised laused, et millal see siis on. Kui tõused hommikul üles ja tunned ennast nii hästi, kõik ütlevad sulle, et issand, kui väsinud sa välja näed. Seal on hästi, ja neid oli kõige ma tõlkisin mõnda lauset 10 korda ringi. See oli minu lemmik ka. Ja. No näiteks ma arvan, et kõige raskem nendest lühikestest lausetest oligi see, et sa tead, et ajad pole enam endised ja kui lihtsalt on tore koju minna või midagi, sest see inglise keeles need nagu nüansid, see tunne, oluline on see, et see tunne on sama, kui sa loed. Et kui ma loen seda lauset inglise keeles, siis tunne on täpselt sama, kui ma loen seda eesti keeles, et see oli kõige raskem ja mulle endale meeldi. Tegelikult mulle meeldisid need kõige rohkem, aga teiseks ma arvan, et seal on ikkagi, mis on selle raamatu võlu, ma arvan isiklikult, on ka see, et seal on igale naisele midagi. Seal on suhted, kellel pole lapsi, on kasulapsed, kellel pole üldse, eks ole, mingid suhet, mingi äpi teemad, eks ole, vananemine, kõik need ilu, mingid hullused, mis me endaga ette võtame. Siis seal on ka kasulikke nippe, stiilinõuanded, eks ole, mis prillid, mida teevad. Ma arvan, et see on lihtsalt selles mõttes geniaalne nagu suhestumine. Või et kui on vanemad lapsed, seal oli üks hästi naljakas peatükk, või kuidas sa hakkad üle mõtlema kogu, et mees jättis või nagu selle telefoni laua peal, sa mõtled, et kas lähen vaatan neid sõnumi, ma juba tean, mis siis, nii, ja siis ma ei tee seda, eks ole. Aga selles mõttes minuga suhestus kõige rohkem peatükk see eriline miski, mis lõpeb niimoodi, et tähendab, see naine siis mõtleb, et kes see ikka see mees nagu saab oma sugulasega kokku, sest talle meeldis väga üks mees, et see kõik oli nii paigas, kõik oli nii ideaalne, kõik oli nii perfektne ja siis saab selle oma sugulasse, kes kutsus ta peale, kus ta selle mehega siis tuttavaks sai nagu välja, et tahtis ikkagi teada, et kes ta nagu on ja nii ja siis, ja see oli hästi naljakas peatükk, hästi lühike, hästi naljakas, minu meelest see hästi nagu, päris ka nagu point on ja siis istuvad seal pingi peal ja siis see naine, et kui sa tead, et see, kui see eriline miski, et see lihtsalt peab, et mõtled sellele, ja siis ongi kõik korras, kõik on nii hästi, et sellest erilisest miskist rääkis oma selle sugulasega ja siis see sugulane ütleb, ei, tal on tõesti see, tal on väga eriline, väga eriline miski, et selle nimi on naine ja 2 last. Täpselt niimoodi. Ja. Siin oli üks veel, mis mul praegu meelde jäi ja tuli mulle endale üks lahe lugu meelde sellega, et kui su kolleeg on, täpselt sa mõistad, et ajad pole enam endised, kui su kolleeg on sündinud samal aastal, kui sina gümnaasiumi lõpetasid. Mul oli sellega üks kiire lugu siia vahele olime ühel õhtusöögil, meil oli üks üritus olnud ja seal oli üks neiu oli päev otsa olnud nii-öelda meid seal aitamas, tegemas kõik ja kogu aeg vaatasin, et ta on kuidagi nagu tuttava näoga, et aga täpselt ei saanud aru, et mismoodi ja õhtusöögil ta istus minu kõrvale siis ja kuidagi siis nagu tuli, istus sinna ja siis küsis mu käest niimoodi kenasti, et kuule, kas sina oled Maria ema või? Ma vaatasin teda, ütlesin, et ja olen küll. Ja siis ta ütles, et me käisime ju Mariaga koos lasteaias.
ja siis mul tuli täpselt vaat seesama nagu hetk, et need ongi, ma arvan, et see sinu raamatus on, et need sellised samastumise hetked. Neid on hästi palju. Need on kuidagi nagu nii lahedad ja siuksed. Ja siis, kui hakkad enda registreerima mingit asja, siis hakkad otsima seda aastat, lükkad sealt telefoni, pead ju panema sünniaasta ja siis lükkad ja lükkad, millal see 71 tuleb? Nüüd tuli ja mõtlen, iga aastaga läheb pikemaks. No läkski, me just arutasime, et aastavahetus jälle tuleb lükata, et käsi on ammu väsinud ja ikka krutid. Aga see teeb nalja sellepärast, et mõtle, see kõik on mu tarkus, on kõik see ressurss, mille ma ära lükkan üle. Mina olen ükskord 1930-ni välja jõudnud niimoodi hooga krutti. Aga sellega seoses tuli mul tegelikult alles hiljuti, ma nägin üks naine, tema raamat on ka mul potentsiaalina, võib-olla kunagi ma tõlgin ära, Diane von Fürstenberg. No tema on juba ka ligi 80, ma isegi ei tea, kui vana ta on, aga tema on ka hästi uhke, kõike tema kortsude, mitte iialgi ma nendest ei loobu ja tõesti alles hiljuti nägin ja ma tunnen, et selles on täiesti mingi siuke päris nagu siuke olemus, sest ta ütles, et tegelikult ei peaks küsima inimeste käest, kui vana sa oled. See on nagu, oi, ma olen nii vana, ma olen 53, aga kui sa küsid, mitu aastat sa elanud oled, ma olen 53 aastat elanud, see on nagu see uhke, ma olen nii palju teinud, mõtle, ma olen 53 aastat juba elanud. Ja ikka veel elus ja paneme edasi ka. Ja nähtab. See nagu, see attitude või kuidagi, et see kuidagi, see on mingi semantiline, mingi kiiks meie peades vist, et kui öeldakse, et kui vana sa oled, siis see nagu mainisid siin seda kortsude asja ja mina olen alati hinnanud selliseid vanemaid naturaalseid prouasid. Kreekas, kusjuures ma olen näinud neid väga ägedad, siuksed päevitunud ja siuksed ja mu sõbrannal on hästi äge pilt toodud reisi pealt, kus vanem Kuuba naine sigar suus istub siukene nagu üleval pool keha ja see kortsud ja ta naerab ja tal on niimoodi üks sammas puudu ja see on kuidagi nii äge pilt ja siis kõik need kortsud siin silmade juures ja kõik niimoodi see on tead, sa vaatad seda pildi, see on nagu nii naturaalne ja kui ta nüüd ära värvida seal pildi peal näiteks, eks ole, siledaks tõmmata botoksiga, no siis jääks, see ei ole, see võib ka ilus olla, ma ei oska öelda. Võib-olla tõesti tast tuleks siis väga peendaam, aga see naturaalsus see, et minu elu on see, on ju, ja natuke tulevad ka geenid mängu tänapäeval, sest mina arvan, et kui on vajadus muidugi midagi teha endaga, ütleme, see häirib kas või, ma ei tea, nägemist või mingit asja, palun väga, ma ei ole kunagi olnud ilukirurgia ega selle vastane, aga tõesti, nagu sa ütlesid, et mu enda 30 aastat vana tütar ütles üks päev, et eks peaks botoxit tegema. No ma lubasin ta peaämbrisse pista külma vette, et mõistus pähe tuleb. Et ka kortsud läheb ära kohe ju. Kortsud läheb külmas ära, tõmbab kohe sirgeks kõik. Et see asi ikka ei ole niimoodi, et mõelge ka natuke ja välimus on üks asi, aga kui sa midagi suust välja ei tule tarka ja kui sul ei ole kogemusi, mida sa ei raatsi jagada, hoiad kõik endale, mis sest välimuses kasu on? Sisu on ju see, eks ole, jah, sisu ei paista kohe välja, aga hakka siis kohe rääkima, kui sa kellegi kokku saad, et ära oota, kui sa kas küsitakse midagi. Selle kohta on ka tegelikult ja selle üle ma olin üliõnnelik, selle, kuidas ma tõlkisin selle pealkirja. See peatükk on, mina tõlkisin sugudevaheline sõda, aga see originaalis oli The Power of the Needle. Ja mõnes mõttes nagu mulle meeldib see raamat selle poolest ka, et ta ei nagu mõista hukka, sest ma mõistan, ega ma ütlen, ma ei taha mingit ilulõiku, mitte midagi seda teha, aga ma ei tea, äkki ma ka keeran ära nagu kuskil, ma ei tea, äkki lähen, ma ei oska, ma ei anna garantiisid lihtsalt, et selles mõttes on tore, et see võimalus on olemas ja see peatükk räägibki sellest, et et tegelikult nagu emake loodus siis vihkab naised, meil see östrogeen nagu lõpeb ära, aga meestel on nagu et elu lõpeb, et vähemalt nüüd mõeldi välja need asjad, need füüsilised sekkumised, et on võimalik meil ka nagu vastu hakata või et see sugudevaheline sõda või see võrdsus nii-öelda nagu see sellest aspektist. Pluss on ju see hea, ma võtan sõna ja annan sõna. Praegu ma ütlen, et ma ei tee, aga kui ma tahan, ma mõtlen ümber ja teen nii palju see on naistel juba antud, nagu ütlevad. Ma võin ümber mõelda iga kell ja 50+ veel eriti. Natukene tahaks puudutada uut raamatut paari sõnaga, mis homme tuleb hea uudis, ma saan aru, sest meil on täna naistepäev, eks ole, ja siis oli jutt sellest. Ja tahame häid uudiseid jagada. Et kuidas seda raamatut tõlkides, mis sa enda kohta nagu avastasid või mis see kõnetas, mis seal oli? See on siis, ma ütlen siis välja, see on Diane Keatoni raamat, tema enda kirjutatud
ta on kirjutanud 2 raamatut. Ta on rohkem välja andnud, aga kõik ei ole kõik fotoalbumid või mingisugust teist laadi, tal oli palju huvitavaid hobisid ka. Selle originaalnimi on siis Let's say it wasn't pretty ja eesti keeles siis ütleme nii, et kaunis see polnud. Ta oli 67-aastane, kui ta selle raamatu kirjutas. Ta lapsendas oma esimese lapse, kui ta oli 50 ja teise, kas oli 53 või 54, esimene oli tütar ja siis teine poeg. Ja lihtsalt seda raamatut tõlkides ja nagu lõpuks nagu kuidagi see ka veel, et ma hakkasin seda raamatut tõlkima juba 1,5 aastat, aga siis isegi rohkem. Ja siis tuli see Kreeka töö, ma töötan Kreeka esimeses neopangas ja see oli hullumeelne ja ma ei jõudnud lihtsalt, ma olin üli kurb, ma olin nii kurb, et mul on ikkagi, ma andsin selle lubaduse iseendale kas või, et ma annan üks kord aastas tõlgin raamatu, ma ei jõudnud, aga me see september siis lansseerisime selle neopanga, Snapi on selle nimi ja kui oktoobris Diane Keaton suri, siis ma lihtsalt tundsin, et ma ei saa enam öösiti magada, kui ma nüüd seda raamatut ära ei tõlgi. Ühesõnaga, terve november ja detsember ma lihtsalt iga nädalavahetuse hommikust õhtuni tõlkisin kõik jõulud, aastavahetus ja ma sain selle tehtud. Oli väga pingeline, ütleme nii, ma olin mures oma vaimse tervise pärast jälle, aga ma sain selle õnnelikult tehtud ja ma tegelikult nagu, ma tundsin, et äkki sest tal oli nahavähk, ta käis kogu aeg süstimas, tal oli palju hädast, ta ei rääkinud sellest väga niimoodi avalikult, aga kuidagi alateadlikult ma tajusin, et ta võib-olla tajus seda, et ta ei ela nii kaua, kui ta tahaks, sest seal on hästi palju tema lastest, tema vanematest ja kogu see raamat mõtestab ilu, sellepärast ongi nagu seal peatükis, et ütleme nii, et kaunis see polnud, sest kaunis on nagu ilusa vaene sugulane ja ta mõtestab läbi selle 5 meelet silmad, et ta kõige rohkem kaifib oma silmi, eks ma näen oma silmadega kuulmisest ja kuidagi see on väga-väga sügav tekst. Sa tahtsid meile ette lugeda ka ühe tükis? Mul on 3 lemmikkohta nagu sellised, mis annavad võib-olla edasi, kui palju erinevad ja seal on ka huumorit, jumala eest, nagu ma ei suuda ilma huumorita raamatuid. Ma ei suuda ilma huumorita raamatuid tõlkida, et see on hästi ilus, aga see on väga-väga humoorikas ja tema selline eneseirooniline, tead selline nagu mõnus on lugeda lihtsalt. Ta on nii äge. Ja see raamatu minu jaoks nagu põhipoint, näete, ma kannan prille, selles raamatus on väga lahe, selle prillidest, kui mees ja naine on nagu ei julge öelda, et neil on prillid ja see on restoran ja see on hästi lahe see koht. Selle raamatu nagu põhiline minu meelest nagu see kuidagi võlu või see väärtus on see, et sa tunned, kuna ta oli 67, et tegelikult kui muidugi keha vananeb, ta räägib sellest ka kõikidest oma muredest ja sellest, kui oma ebakindlustest ja kõigest sellest, aga tegelikult ta unistab, ta on 40, 30, sellepärast ma ütlengi, et vanust ei ole olemas. Nagu meie füüsiline keha, sellel on mingi, me vananeme, aga nagu see mindset või see mentaliteet või sellel ei ole minu arvates nagu vanust, et see ainult läheb ilusamaks ja paremaks ja kuidagi see kogemused tulevad juurde. Aga paar lemmikkohta, mis ma, need on hästi lühikesed, ongi see, et see on kõige alguses, see algabki, et talle meeldivad naised, kes teevad nagu vale õigeks või et talle just meeldivad naised, kes, et kui keegi ütleb mingi naisega, issand, nagu see nüüd küll täitsa mööda või et siis talle just, see on midagi, see naine teeb midagi õigesti, vaata, mingi päris äge naine. Nii, ma räägin millestki, mille igaüks iseenda jaoks leidma peab, et elus hakkama saada. Ma räägin puudustest, mis lõpuks otsustavaks saavad, saamatusest, mis teeb sinust selle, kes sa päriselt oled. Ma räägin naistest, kes panevad meid nägema ilu seal, kus seda pole kunagi olemas olnudki. Naistest, kes teevad valest õige. Nii siis järgmine, kus ta räägib hästi palju ka ilu nendest lõikustest ja kõigest, temalt on hästi palju küsitud, miks sa endaga midagi ei teinud. Ja ta tegelikult ka kahtleb kogu aeg. Nagu selles raamatus ka ütleb, et praegu nii palju iga hilja, kunagi ei tea. See on tema peas ka kogu aeg olnud tegelikult, aga ta ei teinud. Kõik mu tunded ja emotsioonid väljenduvad mu näos, mu 67-aastases näos. Saate aru, et just mu nägu defineerib selle, kes ma päriselt olen.
see näitab tundeid, mida ma ei suuda sõnadesse panna ja see on ime, ebatavaliselt tavaline ime. Ja enne, kui ma selles imes midagi muutma hakkan, mõtlen 2 korda järele. See oli nagu see tema filosoofia nagu see on hästi öeldud. Sest ta rääkiski vist ilust, et läbi silma ta räägib hästi palju, mida ta näeb, kuidas piltides, mida ta näeb, et see on hästi ja siis viimane lõik. Beebid naeravad 300 korda päevas, täiskasvanud 20, kui hästi läheb. Mis selle täiskasvanuks olemisega üldse on? Kas üleskasvamist ja minu puhul ka vanaks jäämist peab saatma suurenev tõsimeelsus ja vähenev naermine? Mina kavatsen liituda kõigi maailma beebidega ja rohkem naerda. Eriti kuna, ja see on fakt, naer vähendab stressi. Lihtsalt vähendab. Nii et kui naeratamine on armas, siis naer on ilus. Väga ilusti öeldud ja minule meeldiks nüüd öelda seda, et ma väga austan Eesti vanasõnu ja kõiki asju, aga nüüd see pill tuleb pika ilu järgi. Palun ärme enam seda kasuta, las olla pikk ilu, palun, las olla. Kuni kaane kinni panemiseni tule mingit pilli ja kui pill tuleb, siis see läheb üle ruttu minema, eks ole. Et see on nii hea point sellest, et me justkui ei julge naerda või me kardame, et ei sobi või no, mis see tähendab? Mina naeran ka. Mina naeran üsna palju. Ja mina ka sama. Mina ei jäbene, mind vahest ajavad naerma niisugused asjad, inimesed, kuidas sina nüüd nägid neid asju niimoodi? Naljakana. Naljakana, et kuidas sina suhtud sellesse näiteks, et keegi ütleb sul, ole nüüd tasa, ole nüüd, ära naera, ma on sulle öeldud ka niimoodi või? Mõtlen otseselt vist niimoodi mitte. Mu ema arvas, et kui ma käisin Anu Välba saates, et ma naersin liiga palju. No võtta väga, eks ole. Aga siin meie saates sa võid naerda. Me võime nüüd kõik koos lihtsalt naerda, kuidas see on kõht kõverus. Kas te olete naeruteraapis? Ma olen ükskord teinud ja ühel koolitusel, see oli päris naljakas. Tegelikult ongi ja kui kõrval naerdakse, siis hakkavad kõik naerma, et sellest on ju ka lahedaid, et bussipeatuses, kuidas inimesed ootasid bussi ja üks hakkas kõva häälega naerma. Ja see nakkab, on ju. See nakkab, varsti naersid kõik, nii et naistepäevaks võtame naerupäeva ka, et naerge palun kõik. Meil on kodus olnud olukordi, kus ma naeran sellepärast, et mu mees naerab. Ja siis hakkab tema naerma seda, et mina naeran ja siis me pärast enam ei saa aru, miks me naersime, me lihtsalt aga see tunne on pärast nii hea, ja alati ütlen nii 30 sekundit, elu on pigem jälle. Ja see on tõsi ja beebid naeravad palju, et see on absoluutselt, mina olen ju värske vanaema, nii et selle pisikesega on nagu, ongi siuke puhas rõõm ja seda naeru tuleb, et nii täpselt on, et ja siis, kas on juba plaanis ka, et mis veel raamatuid veel on, kas sul on juba olemas või sa nüüd otsid veel pilguga? Mul on, no ma ütlesin, ma mainisin seda Diane von Furstenbergi. No see on muidugi, tal on hästi, selle raamatu nimi on Own It. Aga seda ma arvan, et seda on väga-väga keeruline tõlkida, sest seal on kõik sellised lühikesed. Ta on lühikesi sellised, see on üles ehitatud selliselt, et ta on nagu, mis selle nimi on, sõnaraamat, aga mitte tähed ABC, aga seal et sõnad, tema elufilosoofiat kirjeldavad sõnad, no mingid tavalised sõnad ala, stiil või aga ta kõik nagu defineerib need lahti enda siis elufilosoofiast lähtuvalt. Okay. Et see on üks mõte. Teiseks ma olen mõelnud, et kuna ma kasvatasin oma lapsed ise üksi üles, siis tegelikult see Fei Mask, Elon Muski ema, on ka andnud välja raamatu. Ma ei ole seda lugenud veel, aga ma lihtsalt sellepärast tahaks seda lugeda, et kui ta kunagi, temaga tehti üks suur intervjuu laste kasvatamisest ja ma mäletan lihtsalt seda, et ma tundsin nagu mingit tohutut kergendust või kuidagi nagu, et ma ei olegi nagu halb ema või näed, et tegelikult ta mõtles täpselt samamoodi või ta oli hästi, ma suhestusin selle tekstiga nagu 100%, mul olin täpselt samad põhimõtted ja kuidagi, kuidas ma nagu lapsi kasvatasin, kuidas ma sellega hakkama sain. Et see, et ma kindlasti tahan selle tellida ise kõigepealt läbi. Aga see on huvitav, see alateadus hakkab otsima tegelikult neid järgmisi, aga minu jaoks on põhiline, et ma tunneks nagu, et ma ise nagu peaaegu, et ma ise nagu justkui räägiks seda või kirjutaks, et see tekst peab nii nagu minu oma olema, et need mõlemad see, nii see, mida vanemaks kui paremaks ja see Diane Keatoni raamat on sellised ja siis tegelikult see hobi läks natuke laiemaks, sest ma teen ka reise. Aga need on hästi väiksed grupid ja need on alati juba nagu, grupp on kohe täis nagu, sest tegelikult, kui ma seda esimest raamatut tegin,
siis või tõlkisin, siis ma mõtlesin, et kui tore tegelikult oleks nagu turunduse mõttes, et teha sellest teemast inspireeritud reis Pariisi, kuna see autor elab Pariisis. Ja ma tegingi, ja see oli nagu eksperiment minu jaoks, sotsiaalne eksperiment, Go Traveliga koostöös tegin, et nemad otsivad lennupilet hotelli, aga kogu see programm ja kõik on nagu minu tehtud ja need ei ole üldse nagu turismireisid. Need on ka nagu lood. Ja siis kõik hakkasid juba ütlema, et nii, millal nagu järgmine, meie peame ainult kaasa saama. Ja algul, kui me läksime ja siis ma ütlesin üldse, et issa, ma üldse ei teagi, mis sellest saab, äkki mulle üldse ei meeldigi sihukest asja teha. Aga see oli fenomenaalselt äge ja nüüd ma tegelikult see kevad tegin Amsterdami reisi, mis oli inspireeritud Diane Keatoni raamatust, mis ei olnud veel ilmunud, aga tegelikult sellel grupil on oluline roll mängida, et see raamat ilmus, sest tegelikult vahepeal oli ilmunud Naomi Wattsi raamat Dare I Say It ja see on menopausist. Ja see oli hästi-hästi populaarne, sest tal oli ka hästi 35-aastaselt öeldi talle, et sul on nagu menopaus ja ta tahtis veel lapsi saada. Ja siis ta 4 aastat kirjutas, seal on nagu tema sõbrannade lood, naljakad lood ja kurvad lood ja ka sellised nagu head ja arstidega, et see oli päris siuke suur, ja siis ma mõtlesin, et äkki peaks ikka selle hoopis tõlkima, et seda oleks üllult vaja Eesti naistele, et siin ka räägitakse juba, aga mitte nii palju. Ja siis mul oli kaasas või mõte, et ma arutasin selle grupiga, Amsterdami grupiga, et äkki ma ei teegi seda, Diane, ja kõik hakkasid, mis mõttes, et meie tahame, Diane Keaton on naine, me tahame nagu lugu, kes see Naomi Watts veel on nagu, No teed lihtsalt 2 tükki. Ja siis oli otsus, et tegelikult oli nii hea, ma tundsin, nagu mul tuli täielik rahu südames, et muidugi ma teen nagu Diane Keatoni lõpuni siis. Ja nüüd tuleb Veneetsiasse meil reis ja see on siis ka, võib-olla ma pean ikka selle Diane von Fürstenbergi raamatu, sest tema lemmiklinn on Veneetsia ja tema annab seal välja ühte auhinda. Ja siis tema jaht on seal kogu aeg, et on Financial Timesis, ma leidsingi temaga internet My Venice, kus siis mõni kuulsad inimesed kirjeldavad oma lemmiklinna ja sealt sain nagu inspiratsiooni. Et see tuleb jah, et võib-olla pean, sest see on inspireeritud Diane von Fürstenbergist, see Veneetsia reis. See tuleb hästi, jah. Paar head asja, nippi 50+ inimestele, et olla terve, tugev ja mis sina teed selleks? Ma arvan, et kõige parem, muidugi ma arvan, mis on minu puhul teistmoodi, et ma olen kõik need aastad juba nagu mingi 30 aastat, ma ei tea, mulle lihtsalt meeldis nagu tegelikult ma lugesin kogu aeg nagu mingi, testisin, piloteerisin erinevaid hommikvõimlemisi, ma kuivharjasin ennast kogu aeg. Nagu lihtsalt mulle meeldis tegeleda selliste teemadega, nagu ma ise mökserdasin mingisugused Petersell, mingi muna nagu juba nagu mingi kooli aega. Ja nagu mulle meeldis nagu mökserdada, ma võisin kõik oma raha mingite purkide peale ära kulutada. Lihtsalt see tunne või kuidagi see tegelemine nagu ja kuivharjamist ma tegin ikka mingi 15 aastat jah. Ja nagu näo jaoks oli üks hari, keha jaoks teine hari. Nüüd ma vahepeal siis jäi see ära, nüüd ma olen jälle tegelikult. Nagu see kuivharjamine hommikuti näol on ülihea ja tegelikult ma teen hästi, ma ei tea, kas ma julgen siin hakata tegema, kui mu tütar lihtsalt irvitab üle kogu aeg, aga tegelikult ma teen pärast, kui ma panen ja ma teen seda hommikul ja õhtul, ma panen kreemid ära, ma klopin oma kaela ja siis ma, sellepärast, et on see massaaž, vaata massaaž on olemas, et see suu nagu läbi need lihast ja seda mulle ka tehtud, aga ma olen ise leiutanud mingid, sa näpid, sa pead ise tundma oma nahka täpselt, mingid sellised, ma teen kõik selle iga hommik ja õhtu. Nagu see kuivharjamine, nüüd ma hakkasin jõusaalis käima tegelikult. See on väga oluline lihaste kasvatamine. Muidu ma nagu lihtsalt tantsisin, ma olin alati vastane. See on kõige naljakam, tegelikult on täiesti naljakas, et ma olin alati, mis jõusaal, issand kui õudne nagu. Mitte kuna mina teen hommikuvõimlemist, ma tantsin, sellest piisab. Ja ma hakkasin käima, sest mul on seal rohkem aega ja nagu koduteele jääb see üks klubi ja mul on oma eratreener ja mulle nii hullult meeldib ja mul on nii hea tunne. Mul on nii hea tunne, nagu see annab mulle, ikka tõesti see on, nagu mõnus on, kui hea on olla. Ja. See ongi vist oluline on ju, et sa leiad endale need asjad. Kõige tähtsam ja ma joon metsikult palju vett muuseas. Metsikult palju vett, seda ma teen ka palju aastaid. Ma joon väga-väga palju vett ja ma ei pea ma vihkan dieete, ma olen noorena, mul kõikus kaal, kogu aeg pidasin mingit dieete ja ma lugesin ühte raamatut Köögipsühholoog, mis seletab sulle lahti, sa pead tegelikult võib-olla nagu testima nagu erinevaid toidugruppe ja kuidas need sulle mõjuvad. Ja igaüks leidma enda jaoks nagu mingi, aga ma hakkasin hästi palju
kaasas kandnud, ma jõin hästi palju kohvi ja siis see et tegelikult emotsioonid ka kõiguvad, kui sul kogu aeg nagu see veresuhkur nagu üles-alla, et kui sa võid kohvi juua, aga söö näiteks pähkleid juurde, mingeid seemneid, mul olid kogu aeg, tegelikult mind naerdi mu üle, et mingi jänes või mingi lind, mingi kogu aeg mul olid mingid seemned taskus, mingid porgandid kuskil saatlis, aga tänu sellele ma sain nagu stabiilseks. Vaata, kõige tähtsam on see tunne, et sul nagu ei teki seda, et sa ei saa aru, et sul kaal hakkab kasvama, sa ei saa aru, kust see tuleb, nagu see et ma arvan, et see on kuidagi nagu see tunne, et see mitte dieedid, et siis sa oled veel segamini enda selle nagu ja see on mingisugune pead hoidma ja tegema. Ma arvan, et see on ülikahjulik. No ütleme niimoodi, et kõlab juba hästi ja ükskõik, mis sa kulla Piret teed, nii et tulemused on väga head, nii et ühesõnaga. Kuulge, aga võib-olla siis, kuidas sa ütlesid, sa jood palju vett, on ju, et aga naistepäeva puhul lööme kokku. Ja kõige parema selle tarkuse joogiga on ju. Täpselt. Head naistepäeva. Head naistepäeva. Ja kahjuks aga meie aeg ka otsa saama. Me oleme lobisenud juba peaaegu, ma ei tea, kui kaua. Me ju just istusime maha ja just sai aeg otsa. Kuidas see aeg, mis asi see aeg on? Jah, no see on see sama, mis meile teeb need ilusad need asjad siia. Et võtame siis vaikselt kokku selle naistepäeva eri. Jah, me võtaks hea meelega kokku ja sulle, Piret, suured tänud ja nii-öelda need armsad naistepäevatulbid on siis sulle. Ja meie jääme ootama uusi raamatuid, sest et nii põnev on. Mina väga ootan homset teada, et juba ma tahan juba teada, kus saab ja millal. Ülipõnev, et aitäh sulle, aitäh, et sa tulid ja nii-öelda siis oma kuulajatele soovime ka veel kord head naistepäeva ja ikka loodame, et te meid jälgite, kuulate ja likeite igal pool sotsiaalmeedias ja YouTube ja Spotify olid need, kuhu tuleb siis ka käia pöialt näitamas, et me ikka saaks teile saateid teha. Kas oli midagi veel? Ei, meil ei ole rohkem midagi öelda, kui et ikkagi varsti tulevad ikka jälle uued osad ja ärge te kaduge kuhugi kallid. Ärge te kuskile kaduge ja kuulge, aga suured tänud. Aitäh! Aitäh!